see on nagu see nali on, et raha ei tee õnnelikuks, aga et seda teadvustada, palun saatke mulle palju raha, siis ma saan aru, et raha ei tee õnnelikuks. Et see rikkaks olemine, et see ei ole nagu väga hea, aga ma tahan seda nagu läbi käia, et palun saatke mulle palju vara ja rikkust, küllust. Et selle üle võib filosofeerida, aga paistab, et pühad mehed meie jaoks, meie tasemel inimestel on sellised kas sentimentalistid või hullud, eks ju, et nad on rahuldunud sellest, mis neil on. Et neil on ka muidugi pühakirjades väga rikkaid materiaalses mõttes ja mõjuvõimsaid kuningaid, kes on olnud puhtad Jumala pühendunud ja väga kõrgel tasemel ennast teadvustanud hinged. Aga nii üldiselt, eks ju, kui me räägime ennast realiseerinud vaimne inimene, siis millegipärast tuleb kohe ette munk või vedades öeldakse Brahmahamsa või Sannyasi ja sellised loobumuslikud ja nad selle kahesuse mõju all nagu üldse ei ole. Et nad tegutsevad ja jutlustavad siin ja elavad siin, aga neid nagu ei vii välja see, kas kõht on täis või tühi, kas on soe või külm või keegi suhtub neisse hästi või halvasti või kas ühiskond need aktsepteerib või ei aktsepteeri. Et ongi kaks varianti, et lihtsa inimese jaoks, kas on nagu hull või lihtsalt nagu kujutab ette mingid hallutsioonides, et sööb seeni või ma ei tea mida, paneb mida. Siis vedad räägivad, et teoorias on, eks ju, Brahman, Paramatma ja Bhagavan, eks ju, 3 jumala aspekti, mis on samal ajal tegutsevad või toimivad, on, eks, jumala isiksus ja meie tema lahutamatud osakesed, kõik energiad ja kõik on nagu üks samal ajal kõigest ja jumala isiksus on samal ajal kõigest eemal, et see mõtlemine, et 2 ühes, et ei ole ühes äärmuses, teises äärmuses, kõik toimib korraga. Nagu päiksevalgus, päiksesoos ja päikseplaneet, et sellest ma olen palju rääkinud. Aga kui jõuda nüüd külluse ja rikkuse nagu valemi juurde, vaadates nagu pühamehi, kuidas neid ei vii välja see materiaalse kehaga ja energiaga samastamine, meie nagu panustame selle peale, oleme harjunud läbi selle nagu rahulduma, elust rõõmu tundma. Ja kui seal ei lähe päris nii nagu vaja, siis on pekkis, et inimese mõistus on nii aktiivne. Aga ta on nagu hästi lihtne, et sa ei oska mõistust ära petta, siis ta on nagu kogu aeg, et ükskõik mida sa saavutad, siis ta tahab järgmistesse, sellega olla rahul. Põhimõtteliselt see rikkus, mis on taga ajama, on rohkem selline suur protsent, väga suur protsent on see, et me tahame muljet avaldada, et me ilmseltub sellest, et ühiskond vaataks meid alt üles või keegi oleks kade või on see ka andekas või rikas või kuulus inimene või tark inimene või midagi nagu, kõik nagu imetlevad, siis läbi selle saad nagu selle egotripi, eks ju. Tegelikult sulle endale ei ole nagu nii palju vaja, see on nagu üks aspekt ja teine aspekt on see, et kuna mõistus on rahutu ja sa ei oska oma mõistust ära petta, ideaalselt sa petad ennast ära, hommikul pead vara tõusma, mõistus ütleb maga, ütled ja, et ma magan natuke hiljem, eks ju. Et nagu ma ütlesin, mõistus on selline lihtne poiss, tuleb osata temaga poliitiliselt niimoodi käituda, teda ära petta, eks, et õiges suunas teda hoida kogu aeg, sest tema on kogu aeg rahutu, temal on kogu aeg uut, et ükskõik mis sa saad, sa võid olla maailma naba, sa ikkagi mõtled, kuidas saada veel rohkem jumalaks juba. Kui sa siin maailmas kõik oled saavutanud, nagu Hiranyakashipu üks suur teeman, eks ju, materialist number 1, eks ju, vedadest, et ta saavutas kõik, isegi loodustihjete kontrollimise, nii ja naa, siis tal oli vähe sellest, tal oli vaja jumal kõrvaldada, et ise jumalaks saada. Ja nii ongi siin elus, et kui sul on oled nagu mõistuse all või oma meeled, mõistus on tegelikult meelteori ja meeled tahavad kogu aeg nagu naudinguid läbi keha, samastad kehaga, siis nagu hingerahu kunagi ei tule. Ehk siis ükskõik kui rikas sa oled, ikka mingi jama, vaatad dokumentaalfilme, kuulsad inimesed, ikka enesetapud, intriigid ja hullemad jamad kui vend, kes paadi all elab, eks ju, kelle pole midagi. Okei, see on kõik selline jutt, mida me oleme rääkinud, aga rikkuse nagu jõuame selle põhivaleme juurde. On teoorias see, et see Brahman, et see, et kui me oleme kõik üks samal ajal, kõik elemendid, sina, mina, kõik me oleme nii vaimses mõttes jumala lahutamatud osakesed, kui ka materiaalsed elemendid, ükskõik kuidas nad on kokku ennast sobitanud, mis kombinatsiooni molekulaaraatomi nagu vibratsiooniga nad koos on, eks ju, need erinevad elemendid, erinevad objektid, eks ju, seal laud, maja, auto, keha, nad on kõik õhk, maa, tuli, vesi, eeter, eks ju, panchapuuta 5 materiaalsest elemendist, siis see kõik on tegelikult nagu omavahel seotud ja see on nagu üks. Ja jutu point on see, et kui sa, et see kõlab jälle sentimentaalselt, et kui sa oskad nagu lillekest vaadata ja imetleda teda ja saada aru, see on suur, lahutamatu, imeline, ilus osake tervikust, siis põhimõtteliselt teadvustad Brahmani ja sa saad selle õnne tunde kätte ehk selle rikkuse.
et kui sa Brahmani teadvustad, ükskõik mis osa nagu hindad, et ta on Jumalast lahutamatu, sa saad aru, kuidas ta on seotud kõigi ja kõigega, siis tegelikult külluse rikkus on igas sekundis siin ja praegu, igas elemendis ja igas, noh, ma ei tea, objektis vaatad seal isegi materiaalset loodust, eks ju, kui sa oskad nagu oma teadusega tunnetada ja sa oled teadvustanud, eks ju, et samal ajal kõik on üks, et ei ole keegi, noh, väliselt küll materiaalses maailmas, et temal on rohkem need materiaalsed kombinatsioonid, temal on autopark, eks ju, nagu seal Araabia poistel seal kõige rikkamatel, et ühel oli seal nii palju autosid, kui iga päev autot vahetad, siis ma ei tea, mitukümmend aastat ta saaks uue autoga sõita. Et no siis sa kadestad, mõtled, et tahaks ka nagu nii palju autosid. Aga kui sa teadvustad Brahmani, siis sul ei pea olema nii palju autosid. Sa võid lihtsalt vaadata väikest tükki taevast, sinist taevast, seda imetada, teada ja tunnetada seda ja teadvustada seda, et see on Brahman, et kõik on üks suur rikkus, kõik on kõike läbiv, Jumal on kõike läbiv, kõik on siin ja praegu, kohe, õnn ja kõik, ja kui sa seda Brahmani teadvustad, siis kaob selline, noh, see mõttepette manööver ära nagu, et ma pean seda saama, seda, see on normaalne, et inimene unistab, tal on eesmärgid, eks ju, me oleme erinevad maitsed, sa tahad kogeda, eks elu, kõike, see on üks, ei tohi ka äärmusesse minna, eks ju, mateeria on hea, see on jumalik, eks ju. Kui sa oskad seda ära kasutada, kui sa ei lähe sellesse mõistuse ja meelte nagu trappi, sellesse luupi, sest seal nagu rahu ei ole ja kui rahu ei ole, siis ei ole õnnetunnet südames. Nii et head Brahmani teadvustamist, et küllus on siin ja praegu ja kõik on omavahel ühendatud, nii et ükskõik kus sa oled ja sellepärast ongi pühamehed, eks ju, rahul, noh, materiaalses mõttes ta meie jaoks, noh, meie silmade jaoks nagu uskumatute olukordadega, et justkui neil ei ole mitte midagi, sest nad ei tõmble, neil ei ole vaja, nad teavad, et kõik on ühendatud, talle piisab, kui ta lihtsalt hingab sisse praanat, et püha, eks ju, praana, Jumal, aitäh, et sa lased mul niimoodi hingata, mõnusalt tunnetada seda värsket õhku. Ja ta ongi ekstaasis, külluses ja rikkuses. Vaat need rikkuse saladused siin ja praegu ja ärge unustage, põhiliin all jookseb minu pangakonto number, rahad liikuma minu suunas.